Mul on sulle hästi lihtne küsimus. Kes on sinu klient? Küsimus on lihtne, vastus mitte nii väga. Tihti saan ma vastuseks, et meie klient on terve Eesti. Vahel saan vastuseks, et meie klient on 45-aastane naisterahvas Harjumaalt kõrgema sissetulekuga. Aga hiljuti oli mul üks klient, kes ütles ausalt: tead, Mari, mina siin eeldan. Siis on mul üks väga tark kolleeg. Tuleb välja, et tema ka eeldab. Ja nii me siin siis kambakesi eeldame. Me ei tea isegi seda, kas äriklienti peaks vaatama kui inimest või kui ettevõtet. Oleks ju palju lihtsam elu, kui me teaksime täpselt, kes on see klient ja kellele me seda teenust, toodet või kampaaniat loome. Kas oled mõelnud selle peale, et iga toote ja teenuse taga on tegelikult vajadus? Üks inimlik vajadus. Toon sulle 2 näidet otse elust. Iga päev peame me ära lahendama selle, kust leida lõunasöök. See on seotud vajadusega, et meil hakkab tekkima nälg. Ja kuidas me seda lahendame, on seotud harjumustega. Ja me otsime sellist lahendust, mis toob meile kõige rohkem väärtust. Näiteks, kas mul on sel päeval väga kiire ja ma tellin kulleri, või ma olen eelmisel päeval juba selle peale mõelnud ja toidu ette teinud, või ma soovin natukene oma mõtteid korrastada ja teen jalutuskäigu söögini. Või teine näide. Sul on vaja sõita punktist A punkti B, ütleme, et näiteks Tartusse. Ja sul on selleks mitu valikut. Sa kas oled autoroolis ja ei saa samal ajal mitte midagi teha, või sa valid ekspressbussi, mis pakub sulle erinevaid mugavusi. Sa saad samal ajal ette valmistada koosolekut, saad pissil käia, saad filmi vaadata ja see loob sulle väärtust. Nüüd kumma valiku kasuks otsustad, on jälle seotud sellega, kumb on sinu jaoks sel hetkel väärtuslikum. Ja pane nüüd tähele, sinu kliendid on need, kellel on sarnased vajadused ja kes otsivad sarnast lahendust.